on midagi sellist, millel ei ole ei algust ega lõppu. Alati saame öelda, et see oli enne seda, kui. Me saame öelda, see oli enne maailma algust. Ja me saame alati öelda, see on pärast seda, kui. Ehk pärast maailma lõppu tuleb ka veel aeg. Nii et aeg on lõputu. Ja see aeg on täis erinevaid lugusid. Ehk see ongi ajalugu. Seesama ajalugu, mida te koolis õpite. Aga sellel ajalool on üks huvitav omadus, küllap on teile seda öeldud ja küllap olete seda isegi aru saanud, et ajalugu on midagi sellist, mille ilu on vaataja silmades. Ühte ja samu asju näevad inimesed erinevalt või tahavad näha erinevalt. Ja nii paraku kipub olema, et kui kuskil võim vahetub, siis natukese aja pärast vahetub ka ajalugu või vähemalt selline ajalugu, millest räägitakse. Meie koolil on ka ajalugu. Meil on oma lugu ja see lugu hakkas aastal 2016. Hakkas sellest hetkest, kui tollane haridusminister Jürgen Ligi kirjutas alla määrusele Hiiumaa gümnaasiumi asutamise kohta. Sellest on möödas täna juba 5 aastat. Maailma ajaloo seisukohalt on see väga lühike aeg. Aga ühe kooli ajaloo kohalt ja kooli loo kohalt on see päris pikk aeg. Selle aja sisse on mahtunud üsna palju. Ei ole mul mõttes sellest kõigest praegu rääkida, sest enamus teist on olnud selle loo juures. Tänane abituurium on siin majas koolis käinud 3 aastat ja see tähendabki seda, et kui te arvutada oskate, siis 60% sellest kooli ajaloost on seotud meie tänase abituuriumiga. Me ei ole kunagi trüginud mingiks eriliseks eliitkooliks, aga meie eesmärk on olnud see, et siin koolis oleks kõigil hea olla. Ja mulle tundub, et see on meil korda läinud. Ja kui koolis on hea olla, siis on ka tulemused head. Loomulikult see on jällegi seesama, et ilu on vaataja silmades, mida tähendab hea tulemus ühe kooli jaoks. Hea tulemus ühe kooli jaoks vähemalt minu silmis on just nimelt see, et õpilased tahavad siin koolis käia. Et nad tulevad hommikul hea meelega ja õhtul ei lähe väga hea meelega ära, istuvad siin veel nii kaua kui vähegi võimalik. Paraku 1/5 sellest ajaloost on selle pahalase ajalugu ehk koroonaviiruse ajalugu. Juba aasta otsa ei ole me saanud käia koolis nii, nagu me oleme tahtnud. Me ei ole saanud asju teha nii, nagu oleme tahtnud. Me ei ole saanud olla koos nendega, kellega me oleme tahtnud. Aga me oleme toime tulnud ja olen veendunud, et tuleme ka edaspidi. Kui natukene kekutada, siis saame kekutada mõnede numbritega. Meil on selle möödunud aja jooksul olnud 142 lõpetajat. Ja sellest 142-st 11,2%, mis on väga suur protsent ja mis on väga sarnane millele. Sellele protsendile, mis me iga päev kuuleme raadiost, et positiivset arv on 11,12,15, et seal kandis. On lõpetanud tegelikult see 11,2% on lõpetanud meie kooli medaliga. See tähendab seda, et meil on olnud üsna palju vägagi õpihiimulisi õpilasi. Ja selle aja jooksul on siis, me oleme välja andnud 16 hõbemedalit ja 10 kuldmedalit. Ühe niisuguse pisikese kooli kohta, nagu meie oleme, on see vägagi suur arv. See tähendab, et see kool on võimaldatud nendel, kes tahavad saavutada just seda, mida nad tahavad saavutada. Ja see ongi nagu oluline.
igal aastal on välja antud 4 kuldmedalit. Seega tänane abituurium, teil on võimalus saada 4 hõbemedalit, me ei anna teile rohkem, sest miks teie peaksite saama rohkem kui teised. Kuldadega on omaette lugu. Siin on teatud, ma ei tea, kas see on aritmeetiline, geomeetriline või mis projekt, mitte prognoos, vaid okei. Mis see on? Progressioon. Progressioon, väga õige. Nimelt 0, 1, 4, 9. Niisugused numbrid. Mis selle järgi võiks arvata, palju sel aastal kuldasid on? Sel aastal peaks selle progressiooni järgi olema 16 kulda. No loomulikult me ei arva, et see nii hästi läheb ja peagi nii hästi minema. Nii et tegelikult kokkuvõttes meil on, mille üle uhkustada, ja eks meil natuke on siin põhjust kurjustamiseks ka. Et kui vähemalt 11% on sellised, kes on medalitega lõpetanud, siis vähemalt 11% on meie hulgas neid, kes nagu ei ole väga medalistid. Kes nagu eriti ei viitsigi kohal käia ja vahel käivad ka. See ei ole hea, aga see on nende vaba valik. Nii et hea Hiiumaa gümnaasium, tahan teid tervitada meie 5. sünnipäeva, sedakorda nädala avaüritusel ja soovida teile head ja paremat selleks nädalaks, tulevaks nädalaks ja kõikideks nädalateks, mis tulevad veel ja veel. Kool, mille teie olete teinud, sest tegelikult olete teie kõik, nii õpilased kui õpetajad, selle kooli sisu loonud, selle kooli teinud, on seda väärt, et traditsiooniliselt öelda müts maa sinu ees, Hiiumaa gümnaasium. Tänan. No nii, palju õnne ka siis meile kõigile, palju õnne Hiiumaa gümnaasium. Ja nüüd, nagu meile koolis on juba traditsiooniks saanud, kõik klassid kingivad koolile mingi kingituse. Sellel aastal on meil need kingitused videos, nagu meie aktuski. Ja praegu on siis mul siin klasside esindused, kes tulevad kingitusi üle andma. Kõige esimesena tuleb 10. klass. 2 tublit noormeest tulevad, räägivad oma kingitusest ja siis me saame nende kingitust juba vaadata. Tervist, oleme siis 10. klassist ja soovime teile omalt poolt palju õnne. Meie siis tegime 10. klassi poolt kooli siis nii-öelda reklaamklipi, kus on igasugust asju trepist kuni prügikastideni reklaamitud. Palju õnne siis kooli poolt meile. Käed ka ära. Võitu. Koroona aeg siin pole mingit nälja. Kus teid me lakkad üldse? Ma ei tea, eesti keeles. Nii, nagu näha on, siis meie kooli õpilased on väga rikkad.
sõidavad ringi uhkete autodega. Kooli esine on täis Hondasid, Mersusid ja Bemme. Tundub, et meie kooli õpilased on väga ära hellitatud. Pekki pastakas ei tegeks. Kuhu me viskame? Mina tean. Mis meil siin on? Pastapligats. Olmepõli. Paber. Energiajoogipõrk. Pakel. Ja banaanikoor, ära lagunev joogurt. Vajad vahetunni veetmiseks kohta. Meil on selleks just sobiv lahendus. Puhka Lebolas. Lifti siseneb Hiiumaa gümnaasiumi õpilane. Lift mahutab kõiki sinu 8 sõpra, pakub erinevaid vajutamisvõimalusi ning peeglit enda imetlemiseks. Treppidest asub samal ajal teele teine õpilane. Vaid loetud sekundite pärast väljub gümnasist liftist ning teine õpilane on asjatult aega kulutanud. See on Hiiumaa gümnaasiumi laud, millel on mitmeid erinevaid kasutamisvõimalusi. Selle peal saab seista, istuda, lamada. Selle all saab konutada ja kui juhtub, et töö läheb halvasti, saab selle peal ka nutta. Kui tahad ka sellise laua taga õppida, tule Hiiumaa gümnaasiumisse. Müts maha sinu ees. Hiiumaa gümnaasium. Nüüd on kord 11. klassi käes. Nii, kord kui me käisime 9. klassis, kutsuti meid terve lennuga Hiigi 3. sünnipäeva pidama. Me olime kõik seal taga auditooriumis puntras, nii et me ei pannud eriti tähele, mis siin toimus. Aga me jäi meelde see Me armastame Hiigi laul. Meil jäi kõrvu selle entusiastlik ja hea iseloom, mis käis selle lauluga kaasas. Nii et isegi, kui me ei olnud ühtegi päeva õppinud siin Hiigis, lausime me kõik kaasa. Nüüd, 1,5 aastat hiljem, oleme me aru saanud, et koolitee on nagu meresõit. Ta on natukene pikem kui Heltermaa ja Rohuküla vaheline praamitee, kuid see-eest hästi põnev ja meeleolukas. Sellepärast tegi ka meie andekas Karoliina ühe merise Hiigi laeva rännaku pildi, kus taevas olev morsekoodi kiri Me armastame Hiigi juhiks meid õigesse sadamasse. Jah, ja sellest on üks väike video ka, kuidas seda
tehti, kuidas see siis valmis. Ja ma arvan, et võiksimegi vaadata seda. Jah, niimoodi see siis valmis ja me annaksime siis sellega üle meie koolile, et palju õnne, kuna direktor läks ära, siis saab juhtkond. Aitäh. Osa vähemalt juhtkonnast. Ma arvan, et me leiame sellele ilusale pildile väärika koha. Aitäh teile. Palun. Ütled paar sõna või? No vot, Kahooti meil siis täna ei tule, aga eks see ole nii, et see on nagu koolielugi, et väikeste viperustega ja ilusate hetkedega, aga ma arvan, et me leiame selle Kahootile kindlasti mingisuguse võimaluse ja tegemata see ei jää. Aga me lõpetame oma aktuse siis Hiiumaa segakoori videoga. See vaid, kes hoolib ja soovime ilusat koolipäeva jätku, et nagu direktor ütleski, et meil on sünnipäeva nädal, et siis see jätkub toredate lõunasöökidega ja lõppeb reedel 12. klassi gaalaga klassi kokkutulek. Loodud maa meiega, suurim tarkus märgata, kui taipad sa. Võid arvata üksinda, terve ilma nabaksa, kuid tea ei saa. See vaid, kes hoolib, head juurde soovib, selle teed ei lookle rappa, mured tal ei karga sappa. See vaid, kes hoolib, head juurde soovib, hoolimatus ei nakka. Kui haiget said, oota vaid, elu peagi teeb sul paid. Sa oota vaid. Seal kaugel teel keegi veel tunneb katki murtud meel. Tee terveks see vaid, kes hoolib, head juurde soovib, selle teed ei lookle rappa, mured tal ei karga sappa. See vaid, kes hoolib, head juurde soovib, hoolimatus ei nakka. Nii loodud sa, nii ka ma, et me taipaks, mõistaks saaks koos hoolida. Nii loodud sa,
mõistaks sa.